lavabombingu alla käib siis see, et sa tunned, et sind nähakse ja mõistetakse lõpuks täielikult. Tegelikult ei armu ta sinusse, ta armub sellesse, kuidas sina paned teda end tundma. Let that Ja sink in. see, et sa üldse annad talle selle tähelepanu, see, et sa küsid, kuidas... Hello, welcome! Mina olen Helis. Ja mina olen Piret. Ja meie oleme Your Spiritual Mommy's podcast. Welcome back! Nartsissi, sossiopaadid ja psühhopaadid. Vol 2. Vol 2. Nagu, mida ma tegin? Vol 2. Ja taaskordselt, nagu alati, likeige, subscribeige meid YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis Your Spiritual Mommy's podcast ja kuulake meid ka Spotify'st ja pange meile 5 tärni, sest tänu sellele see aitab meil jõuda inimesteni, kes ei ole meid veel leidnud. Ja nüüd ka muidugi, nagu alati, meie disclaimer! Disclaimer. Your Spiritual Mommy's podcastis jagame me teemasid, mis põhinevad meie isiklikel arusaamadel, tõekspidamistel, uskumustel, kogemustel, läbielamistel. Saates kõlab ei ole professionaalne nõustamine, teaduslik fakt, universaalne tõde, vaid meie subjektiivne maailmapilt. Iga kuulaja vastutab ise selle eest, kuidas ta jagatud infot tõlgendab ja kasutab. Kui jutu tuleb tervisest, vaimsusest, suhetest või muudest tundlikest teemadest, soovitame vajadusel konsulteerida vastava ala spetsialistiga. Jätkame siis kohast, kus me eelmises episoodis pooleli jäime, nimelt peamised erinevused kõigel 3. Ja toome siia kohe enne, kui me lähme selle Vol 2-ga edasi, siis tuletame lihtsalt meelde. Ja, täpselt. Lühike. Ja. Nii, tunnus empaatia nartsissistil madal, psühhopaadil väga madal ja sotsiopaadil madal. Süütunne nartsissistil harva, psühhopaadil täielikult puudub ja sotsiopaadil mõnikord. Manipuleerimine kõigil jah, aga psühhopaadil on kalkuleeriv ja sotsiopaadil impulsiivsem. Emotsionaalsus nartsissistil väga haavatav ega psühhopaat külm ja sotsiopaat plahvatuslik. Suhted nartsissistid kontrollivad, psühhopaadid instrumentaalsed ja sotsiopaadid kaootilised. Need on siis need põhikõik et väike meeldetuletus. Nii, nüüd tuleb, et kuidas siis end kaitsta nende eest natukenegi. Ja. Õpi tundma manipulatsiooni võtteid, gaslighting, süü ümberpööramine. Nagu me eelmises episoodis ka rääkisin, kuidas mina oma nartsissistist lahti sain. Täpselt see sama. Sa pead peegeldama seda, kuidas sinuga käitub. Ja see ei ole ainult nartsissistide, sotsiopaatidega. Ma ütleks, et see on ka kõikide teistega inimestega. Kui keegi käitub sinuga nõmedalt, siis sul on 2 varianti, kas sa pead samamoodi vastu või sul on nagu mida iganes. Nüüd sa oledki lihtsalt mingi whatever või sa lihtsalt sa peegeldad täielikult neile seda. Ja nad vihkavad. See on nende trigger point tegelikult. No mis mulle veel see, ma naeran neile näkku. Sest teid ka trigerdab. Sest ma näen läbi neist seda ja ma naeran neile näkku. Ma isegi ütleks, et neil kõigil 3, mida nad täiega armastavad, on ka nagu see äärmusest tegelikult on see, et nad naudivad seda, kui sa nutad. Täiega nutavad. Ja nad vaatavad lihtsalt. Ja nad vaatavad pealt, nad võivad täiega, lihtsalt vaatavad pealt. Nad lihtsalt vaatavadki täiesti. Nad ei ütle mitte midagi, nad ei ole sind lohutama, nad lihtsalt puurivad oma silmadega, selles mõttes sisse sulle ja nad lihtsalt vaatavad. Neil ei ole mitte mingit muied, osadel on muie. Et mingi yes, ma sain ta nutma. See on nagu, see on siukene nagu guilty või siuke nagu mitte guilty pleasure, vaid see on see pleasure neile. On see, et mingi ta nutab.
ja see on see, mis neil on mingi yes. Täpselt. I did it. Naudivad. Ja nad näiega naudivad seda. Nii, sea selged piirid. Mis me ka eelmise osas rääkisime, piiride tegemine. Ja absoluutselt 100% piirid. Ja ei alanda neid piire, ei muuda neid piire, mitte midagi. Isegi kui nemad nagu üritavad, nad näitavad, et nad said aru ja nad on nunnud ja nad on toredad, et siis see manipulatsioon. Ja, see manipulatsioon on jõhker. Mega jõhker. See on isegi see, et vahepeal ei saa aru, et sinuga manipuleeritakse. Nagu see on nii osav. Siis ära vaidle faktidega inimesele, kes ei hooli tõest. Mis me games osas rääkisime, et kui sul on isegi faktid, asjad, ta suudab need ikkagi mängida, et ta mängib ümber. Täielik loll peast. Ma ei tea, see tõestus või? Ei, see on mingi feigitud, ma ei tea, chat-GPT-ga või mingi AI-ga tehtud sõnumid. Ma ei tea, et ma ei tea, see ei ole mina seal videos nagu, ma ei tea, see on mu teisik. See on, ma ei tea, mu kadunud vend. Whatever nagu. Nagu reaalselt. Neil on nagu täiesti nagu lihtsalt puusalt leiavad täiesti mingi vabanduse, et jumala eest, nemad ei ole süüdi mitte milleski. Ja reaalselt nad tinistavad sul lihtsalt ära nagu oma nende valede asjadega, nende omade luulu mingite ma ei tea asjadega. Nii kindlasti otsi professionaalset abi. Seda sul läheb vaja, sest sa ei saa sellest üksinda läbi tuldud. Et see toetus on väga oluline ja see professionaalne toetus, see aitab sul jõuda siis selle piirini, kus sa leiadki mooduse, kuidas pääseda kas siis sellest suhtest või kas siis pere juures, kust iganes, et kui sul on selline inimene sinu elus, et sõbrannade, sõprade puhul on selles suhtes lihtne lõpeta suhtlus ära nagu. Aga just ma mõtlengi, et kui see on su pere, see on su ema, isa, vend, õde, kes iganes, ma ei tea, su partner, et need on nagu veits raskemad situatsioonid, eriti kui sa elad nendega koos. Et muidugi ka sõbrannad sõbrad siis, sellel juhul, kui sa elad nendega koos. Et kindlasti nagu otsida professionaalset abi, et see päriselt aitab. Et sa saad rääkida sellest ja sa jõuad väga palju, sa paned punkte kokku nendel seanssidel. Et see on tõesti abiks. Et kindlasti professionaalset abi, et taaskordselt me räägime oma kogemustest ja me oleme siin, et lihtsalt levitada neid tõsis põhitunnuseid või asju, et kuidas, kui sa oled mõelnud selle peale, et kas su partner on, siis tänu nendele sa saad äkki vastuse, olgu see siis jaatav või eitav. Nii, ja aus soovitus. Sa ei saa neid jutumärkides parandada, kui inimene ei tunnista probleemi, siis sina ei muuda seda. Lätad see sinkin, sest see tõesti niimoodi, kui inimene ei tunnista endale seda probleemi, mis tal on, kes ta on, mis iganes, siis sa ei saa teda muuta. Sa jooksed peaga lihtsalt mööda nagu vastu seina. Ta peab olema ise aldis, koostööaldis selleks, et muuta iseennast. Mis me olemegi erinevast podcast tegelikult ühes podcast mõtlesime ka, et sa ei saa terveneda millestki, kui sa endale seda ei tunnista. Täpselt, et need inimesed, see on väga suur samm, kui need inimesed tunnistavad endale. Et teem. Isegi kui sa võtaksid päriselt, kui sa võtaksid need tunnused, prindiksid välja ja sa tead täpselt ära inimest, kellel on need tunnused. Ja kui sa isegi lähed selle inimese juurde ja sa annad talle selle paberi ja ütled, et palun loe. Märgi ära asjad, mis sul on ja mis sul ei ole. Pane ära need, mis sinuga klikivad.
mitte ükski neist. Ja sa saad veel sõimuga. Ei, ma ei ole selline. Ja täpselt. Ja sa saad veel gaslightingu, sõimu ja mis üldse veel on. Et miks sa üldse usud sihukest jama ja siis ta hakkab tegema ka seda, et ta pöörab selle ümber sinuga. Et kuule, aga see isik ütleb sulle, et aga sul endal on ju see. Ja sul on see ja see ja see ja see mäng, mida ta tegelikult mängib, et kui sa lähed talle ütlema, et kuule, et sul on see või too, et viskab selle ümber, et sinul on see ja too ja ta. Sest et see on samamoodi, kui sa lähed, näiteks sind häirib midagi ja sa lähed temaga rääkima ja sa hakkad nagu rääkima, mis sind häirib, siis ühel hetkel on see, et ta suudab selle tüli teha niimoodi, et sina oled kuidagi süüdi milleski ja sa ei saa isegi aru. Et ühel hetkel on see, et sa hakkad nagu, minul oli väga palju see, kui nagu tüli ja see asi oli nagu lõppenud, siis loomulikult oli see silent treatment, siiamaani ma ütlen ausalt, ma vihkan on väga tugev sõna, ma olen seda ennegi öelnud, aga see on tõsiselt, mida ma vihkan, on see silent treatment, kus inimene räägi sinuga. See on hea. Ja sa oled nagu mingi, et ja kõige haigem on nagu ka see, et kui nagu tüli või see asi saab nagu selles mõttes nagu mööda, kõik nagu vaibub ja sa hakkad nagu mõtlema, et millest see tüli üldse alguse sai. Et sa nagu tead täpselt, et sa läksid mingi selle asjaga, et mis siin tema juures häirib. Ja lõpus oled see, et sa teed midagi valesti. Jep. Ja siis sa oled nagu, mida? Kuidas see nagu... Kuidas see sinna jõudis? Kuidas jõudis? See, mida mina olen enda sees ka, mida mina tahtsin rääkida, hoopis sinna, et mina olen süüdi. Ja siis veel on see, et kui sa reageerid, siis on omakorda jälle, ta suudab selle teha, et sa reageerisid üle. Sa reageerisid üle. Sa olid liiga emotsionaalne. Sina alustasid tüli ja sa oled nagu... Sina tõmbasid jälle sae käima. See on nagu... Mind blown. Täiesti. Ma mõistan täielikult ohvreid päriselt ka, ma mõistan neid, me mõistame teid. Me aksepteerime, me kuuleme ja me ei kritiseeri ja me päriselt saame teist aru. Me päriselt saame teist aru. Sest et see ongi see, et kuidas mina õppisin neid kuidagi neid tunnuseid või neid, sest et mul on elus päris mitmed nagu läbi jooksnud ikkagi. Et nagu ka see ongi see, et nad on läbi jooksnud. Et ma ei ole olnud nagu väga pikkades suhetes või tutvusringkonnas ei ole väga pikalt need inimesed olnud. Et aga sa õpidki nägema neid, mis see punkt oli, mis mul alati see, et see kriitika või see, et kuidas sa räägid mingist asjast, mis on sinu jaoks oluline ja neil on lihtsalt nagu aga tead, mis minul oli või? Aga tead, kuule, oota, kuule, vaata, räägid ruttu ära, tead, mis minul oli või? Minul oli too, ja siis oled nagu mingi, okei, vaata, et nagu, et nii kurb, et nii läks või nagu, ja siis mingi, et aga minul on see, nagu mina, see tähelepanu. See tähelepanu otsimine. Samamoodi, mida tegelikult panen praegu nagu kokku, mis vähemalt minu kogemuse põhjal oli ka see, et kui oli midagi, nagu me rääkisime ka, et ta nagu sööb ära sinu hobid ja need lähedased. Ja siis, kui sa ühel hetkel nagu, kui sa tutvud sellise imelise naisega nagu Helis, ja siis ma avastasin ühel hetkel, et mulle meeldib, oligi näiteks me nagu podcast ja kõik see. Või sa lähed mingi, ma ei tea, mingi mõttega ja sa oled näinud seda, kui ma põlen. Ma reaalselt põlen. See on nagu, oh my god, see mõte on nii hea, vaata. Ja sa lähed seda rääkima sellele inimesele. See nagu täiega nagu, tead, mul tuli selline asi ja siis sul on nagu kõik läbi mõeldud, vaata, kõik sammu, mida, kuidas, sa täiega elad seda. Ja see inimene suudab reaalselt 30 sekundiga
ära hävitada selle täielikult. Hävitada selle täiesti nulli. Sellepärast, et ta leiab ainult seda, et ei, see on mõttetu. Sina. See ei too, siis samamoodi, et see ei too ju midagi raha lihtsalt sisse, sest mida me ka rääkisime, ka see rahaline pool on ju, aga see ei too ju midagi sisse. See ei oska seda teha, sa pole seda ju varem teinud. Ja see ongi see, et ta korrutab sulle kogu aeg seda, aga sa ei saa hakkama. Sa ei ole seda varem teinud, sa ei oska midagi teha. Kõik see... See ei lähe käima. Ja, et näiteks, mis ma siin Birksiga ka, et kui me kokku kolisime, siis minu üks see oli, mis ma ütlesin Birksile, et kõik asjad teed sina. Korteri asjad on ja... Korteromanikuga suhtlus, kõik. Ma ütlen ausalt, mul oli alguses mingi... Mul oli reaalselt, kohe oli nagu see, et aga ma ei oska. Täpselt sama, mida mulle oli sisse suutud. Aga ma ei oska, aga sa ei tea isegi, kuidas seda teha, vaata. Aga nagu sellega oligi see, et mis ma Birksile julgustasin, olingi see, et ma olen kõik asjad läbi teinud kunagi. Nagu sa saad küsida mu käest abi, kui sa päriselt ei oska. Ja ma saan sind aidata selles, et aga see ongi see, et sa õpid tegema seda. Jaa. Et need on sellised väiksed asjad, vaata. Teevad on see, et nad võtavad kõik tegelikult endale teha, sest et see on nende kontrollimisviis. Et kui sa lähed isegi midagi nagu küsima, siis ega sa ei saa tegelikult otsest vastust. Sa ei saa vastust ja sa saad jälle selle mingi, ma ei tea. Mingi ümmargune jutt. Ja mingi, ma ei tea, käisin panki tööta, ma ei tea, ma ei saa näidata sul asju või ma ei tea mingi, et ma ei tea, korteromanike vastu mu kirjadele või kõige ilusam lause. Sa pead mind usaldama. Sest ma olen su kaaslane. Sa pead mind usaldama. Ei usalda mind, et nagu kõik on chill, kõik on hästi, et nagu ma tean, mis ma teen ja kõik on jumala kutsi-mutsi, tutsi-nutsi, et... Seda ma kuulsin väga palju. Sa pead mind usaldama. Ära hakka jälle pihta. Jälle sa küsid mu käest midagi. Jälle viga, me alles rääkisime seda. Ja siis on see, et täpselt sama, mis me ka rääkisime, et see reaalse moonutamine, et sa küsid uuesti, aga sa oled juba teadlik. Ma õppisin selle kusjuures mingi aeg täiesti ära, et ma ei tea, kus see tuli, aga mingil hetkel mul oli see, et ma küsisin talt midagi. Ta ütles ära selle. Nii, ma jätsin selle megalt, kuidas see sõnastus ja kõik oli. Ja siis mingi päev või paar päev või nädal aega hiljem ma küsisin uuesti seda sama asja. Ja sõnastus oli teistsugune. Siis ma ütlesin nagu, et aga et sa ju ütlesid mulle ju nagu eelmine kord ju niimoodi. Ja siis ta oli mingi, et ei, sa said valesti aru, sa kuulsid valesti. Ei, ma ei mõelnud seda. Sorry, ma kogemata vist väljendasin ennast valesti. Ja nad suudavad nagu igalt poolt tegelikult tuua nagu selle, et sinus, kõik on sinus. Ja, kõik on sinu viga. Ja kõik, et mitte temas. Ja siis oledki jälle seal luubis. Ja nüüd me räägime natuke, mis asi on love bombing. Ja, et täpsemalt, mis asi see on, et esimesed sammud love bombing. Ülevoolav tähelepanu. Juba kõik. Pidevad sõnumid, kiire tuleviku planeerimine. Sa oled kõigist teistest nii erinev. You're so different. Oh my god, kui palju me seda kuulnud oleme. That hit hard. That hit hard. Like a prick. Reaalselt nagu mida? Ja eriti see lauses oled kõigist teistest nii erinev. Ja me toome ka nagu sisse, ma tean, et väga paljud inimesed teavad, mis see on love bombing ja peegeldamine käest posting, aga kuna meid ikkagi jälgivad ka nagu erinevates vanusgruppides inimesed, kes ei pruugi teada, siis me lihtsalt mõtlesime, et me toome siia juurde, et need on need, mida need isiksused ka teevad. Et mida ka nagu tavainimesed tegelikult tänases ühiskonnas teevad. Oh, yeah. Et lihtsalt me toome neid
näiteid. Ehe näide on näiteks see, et lovebombing, täielik lovebombing on see, et kogu aeg sõnumi, lihtsalt oksendamisi, telefon kogu aeg käib ja siis ühel hetkel, vaikus, ghost. Täielik nagu ignoreerimine, mitte mingite vastamine, mitte midagi. Tühjus. Jah, tühjus. Ja siis sa oledki mingi what? Mina nimetan seda see külm-kuum suhtlus. Mina ei talu seda. Ja ma ei räägi seda ainult mingi, et ma ei tea, mingi dating maailmas või midagi, ma räägin seda ka nagu sõprusringkonnas ja üldse siseringis ka, et kui on see nagu külm ja soe ja see suhtlus, siis ma ütlen, see on minu jaoks trigger point. I can't. See on hea nagu. Mul on nagu see, et kui nagu me suhtleme ja siis jääb mingi nagu paus sisse ja sa tuled tagasi nagu mitte midagi poleks olnud ja kui sa ei ole minu nagu nii lähedal, siis mul on nagu, mida sa tahad. Mul esimene reaktsioon on see, et mida sa tahad. Miks sa mulle järsku kirjutud? Ei vasta neile. Ja siis ma näen, kuidas nad nagu kirjutavad mingi, et miks sa ei vasta ja mis sul on ja miks sa ei ole nii külm oled ja siis ma olen nagu, ma ei ole külm. Sa ei ole minuga suhelnud, ma ei tea, mingi kuu, 2, ma ei tea, aastaid. Ja siis ronid kuskilt välja. Ja lambist kirjutad, täiesti lambist nagu. Lovebombingu alla käib siis see, et sa tunned, et sind nähakse ja mõistetakse lõpuks täielikult. Tegelikult ei armuda sinusse, ta armub sellesse, kuidas sina paned teda end tundma. Let that sink in. See, et sa üldse annad talle selle tähelepanu, see, et sa küsid, kuidas ta päev on läinud, kas ta on söönud, ma ei tea, kas ta jõudis ilusti koju, kõik see, et nagu ja kui me rääksime ka see tähelepanu, naudivad seda tähelepanu tegelikult. Et aga kui sa ise oled just see, kes nagu on lihtsalt mingi, ma ei viitsi enam vaata, et see conversation ei anna mulle mitte mingisugust see ei stimuleeri nagu mitte mingisugust ajutegevust, mitte midagi. See ei anna sulle mitte midagi. Vaid see on see tühi-tähi vestlus. It's getting boring. Ja siis mingil ajal sa lihtsalt katid ära selle ja that's it. Ja nii on. Ja siis neil on see, kus nad hakkavad uuesti seda lovebombingut ja siis nad lähevad nagu agressiivsemalt. Ja siis nad panevad nagu kõike sinna, et nagu saada sind tagasi sellesse punkti, kus te olite ja siis nad hakkavad siin, sa oled ikka nii ilus ja sa oled ikka nii tore ja sul on nii tore vestelda ja bla bla bla. Mis iganes nad millegi iganes nad lagedale tulevad. Et kõik see nii peegeldamine, ta kopeerib sinu väärtusi, huvisid ja unistusi. Sa arvad, jutumärkides, me sobime ideaalselt. Ja sellepärast, et teil on järsku nagu kõik sama. Teil on sama hobid, huvid, väärtused, mis iganes. Aga tegelikult see on lihtsalt mäng talle, sellepärast, et hiljem on see, et lihtsalt mass kukub eest ära. Ja that's it. Ja that's it. Ja siis sa oled juba in too deep, et sealt on natuke raskem välja tulla. Järgmine samm, devalveerimine. Väikesed torked, kriitika, võrdlemine teistega, vaikne karistus. Sa hakkad rohkem pingutama. Ja see võrdlemine teistega. Või siis see, et minu eks küll niimoodi ei olnud. Või minu eks oli selline. Ja see eksid välja. Või see, kus hakkavad nagu, et ongi see, kus ta hakkab su enesekindlust vaikselt lõhkuma, vaikselt sööma. Mingi, näiteks see, et mu eks oli crazy, aga seks oli hea. Sa oled mingi, okei. Ja siis sul on nagu, et aga mis ma selle infoga nagu teen? Ja, täpselt, mis ma teen selle infoga? What do I do with this information nagu? Et nagu, what do you want from me nagu? Samamoodi need mingi väiksed torked ka, et enne see küll selline ei olnud. Enne sa olid nagu, et ala, et natuke kaalust oled. Ja sa oled veits suuremaks läinud. Või et sa kannad nii vähe meiki, sa ei hoolitse enam üldse enda eest. Või et miks sa küüned nii lühikesed, mulle meeldisid nüüd palju rohkem, kui need pikemad olid.
ma ei tea. Jälle see nagu passive-aggressive halvustamine tegelikult. Ja sa pole enam ripsmättes käinud. Ja silmad näevad imelikult välja nii. Mis iganes. Mida iganes nad leiavad absoluutselt kõike tegelikult. Ja siis loomulikult see kõige toredam on see vaikne karistus, millest ma enne rääkisin. Ja, see silent treatment siis, jah. Ja, täielikult nagu... Nii. Ja meie lemmik. Obviously. Mida kõik teavad. Ja, gaslighting. Psühholoogiline manipulatsioon, mille eesmärk on panna sind kahtlema oma tunnetes, mälus ja mõistuses. Tegelikult ei ole see jutumärkides lihtne valetamine. See on süsteemne reaalsuse moonutamine. Gaslighting on ajutehnika, mis muudab inimese närvisüsteemi haavatavaks. Pidev küsimine jutumärkides, kas ma kujutan ette või sa mõtled valesti, muudab aju stressirežiimile ja kahtlema enda mälus ja tajus. See on see, mida me ka enne rääkisime. Et sa hakkad nagu mõtlema, et kas see ikka toimus, et sa hakkad nagu kahtlema selles, et kas me olime päriselt samas reaalsuses. Mul oli alati see tegelikult. Või hoopis midagi kuskil mujal. Või ma olin kuskil mujal või kas ta rääkis kellegi teisega. Või kas, mul oli väga tihti oli see, et kas ma mõtlen asju välja. Kas ma olen kuskil telulus? Mina mõtlen asju välja. Et see ongi nagu ohvritel on ka, et sa nagu ei... Sa paned selle nagu endale, kuigi see peaks minema talle. Täpselt. Aga sa hakkad nagu ise mõtlema, et äkki tõesti, äkki ma olengi rumal ja ma ei saagi päriselt asjadest aru. Et samamoodi jälle see, et ma ei öelnud seda, sa kujutad ette, sa oled liiga tundlik. Et see petmisega on ka mingi, et kujutad ette, vaata. Ja sul on mingi, oletame, et sul on mingid sõnumid, asjad. Siis mingi, ei, see on sõbranna või see on... Ja sa oled nagu mingi, mida? Ja see veel, kes need on ju, ma räägin, TikTokis on hästi palju neid, et kuidagi on nagu ette sattunud, et on see, et ju muudetakse nimi ära, näiteks ma ei tea, et mingi kutt petab ja siis muudab oma, selle mingi tüdruku mingi, ma ei tea, oletame nimi, ma ei tea, Rachel on ja muudab mingi Rikoks näiteks. Oh, this is my friend, nagu. I go to the gym with him, nagu. You know, ja siis oled nagu mingi, kas vaatad neid sõnumeid, need on nagu väga huvitava kontekstiga, mis on see, et sa oled mingi... Ja jälle me jõuame sinna, et isegi kui sul on tõendid, sinus on probleem. Sina mõistad valesti, sa loed valesti, sa saad asjadest aru valesti, ei saa vale. Minul oligi reaalselt nagu see, kus ühel hetkel mul oli nagu, et ma kuulsin nii tihti seda juba, et ma mõtlen valesti, tunnen valesti, räägin valesti. Mul oligi ühel hetkel see, et ma olengi vale. Sul tekibki nagu see, et miks ma siin üldse nagu olen? Kas see ongi nagu mingi... et kas ma olengi see vale kõik või nagu kas ma tõesti kujutan, kas mul on midagi viga, et ma kujutan nagu neid asju nagu nii palju ette või nagu... sa hakkad nagu nii õhkralt kahtlema, nagu see on see, mida nad suudavad teha ja mida pikemalt see on kestnud, seda pikemalt on olnud neil see kontroll ju seda teha, vaata. Et selle võrra on jälle, et nagu keerulisem see kõik, Ghosting tähendab, et inimene kaob su elus täiesti ilma selgituseta. Alguses võib suhe tunduda normaalne ja seejärel puudub igasugune suhtlus, telefoni, kõned, sõnumid, kohtumised, nada. Eesmärk võib olla kontroll, karistus või lihtsalt manipuleerimine, et sa reageeriksid. Jep, sellega ongi see, et see ghosting on... Ma olen vähemalt kuulnud, et nendes kohtingusaitides, et see on väga-väga palju. Või isegi peale seda, kui sa oled läinud näiteks esimesele date'ile ja sa tuled sealt ära ja sul on mingi, et kuule päris hea date oli. Ja siis inimene kaob ära
ja see on nagu sellest mina nagu aru ei saa tegelikult on see, et te olete nagu suhelnud ja te lähete date'ile. Okei, vibe on jumala hea, kõik on jumala chill on ja, aga sa tunned või okei, ta ghostib sind on ja sa oled nagu mingi, okei, kas see oli siis nagu ühepoolne või nagu mida ta nagu ootab minult, et ma nagu teeksin, et kas see ongi see, et ma reageeriksin, miks sa mind ära ghostisid, whatever asju vaata. Või nagu selle asemel see inimene võiks ju kirjutada, kuule, et me teit oli mega tore, aga ma ei tundnud seda vibe'i. Et nagu, miks ta ei ole nagu... Tänapäeval tundubki, et vaata inimesed, see on nii mugavaks näinud, nagu me enne ütlesime, et ühiskond tegelikult soosib seda. Et kõik need isiksused ja see love-bombing ja gaslighting ja ghosting, et kuidagi see on nii loomulik. Et see nii peabki nagu olema. Et that's it. Et tänapäeval see asi käibki niimoodi, aga mida nagu ära unustatakse on see, et meil on tunded, mitte kõigil, on ju, väike täpsustus siia, aga väga paljudel meil on tunded, meil on traumad, meil on trigger. Ja sa ei vastuta nagu ise selle eest, et nagu me oleme eelmist osades ka siin on läbi tulnud, on see, et sa võid öelda või teha midagi, mis tekitab teise inimesele väga pikaajalisi traumasid, triggereid ja murekohti. Täpselt. Et samamoodi, et miks, nagu mina ütlen ausalt, ma ei saa sellest ghostingust tegelikult nagu üldse aru. Et kui sulle ei meeldi või sulle ei sobi, siis nagu lihtsalt ütle selle inimese, sellepärast, et me oleme inimesed ja meil inimestena hakkab ikkagi see peas käima, mida ma tegin, mida ma valesti, kas ma ütlesin midagi valesti, kuidas ma ennast parandada saaksin. Ma olen ghostinud inimesi. Vist ei ole? Ma olen. Ma mäled. Aga nagu praegu on juba Instagramis mitu inimest, keda ma ghostinud, aga see on nagu see ka, et need on inimesed. Aga see on põhjus. Ja need on inimesed, kes ei saa aru sellest, et ma ei soovi suhelda nendega. Ma olen seda mitu korda juba maininud, ma olen väga-väga palju kordi võtnud selle aja ja päriselt vastan neile, et nagu I don't care nagu, et palun ära kirjuta mulle enam ja nad ikka saadavad mulle riilse või mida iganes. Ja vahepeal on see, et nad ei saada kuid midagi ja siis ühel hetkel see tulib mulle meelde. Mida? Ja ma olen nagu mitu korda öelnud, et kuule, aitab vaata, et ma ei soovi nagu suhtlust enam ja ma olen jäänud viisakaks ja ainuke asi, mis on toimunud, on see ghosting, aga siis nad ikka kirjutavad mingil ajal. Väga paljudel ongi ka see, et te olete nagu suhelnud, siis jääb mingi paus ja ma mõtlen pikk paus. Ma ei räägi päevadest, nädalatest, ma räägin nagu kuudest, aastatest ja see tuleb jälle. Ja nagu mitte midagi poleks vahepeal olnud ja sa oled nagu mingi, mis te Lululandis sa elad nagu? Et kuidas sul läheb, võiks kokku saada, sa oled nagu mingi, me ei ole nagu suhelnud, ma ei tea kui kaua. Ja mida sa nagu... Ja see ei ole nagu see inimene, kes on su nagu mingi nagu close circle'is või niimoodi vaata. Või see on inimene nagu, kellega sa suhtlesid kunagi. Teil oli nagu väga kõik on ja siis see inimene siis näiteks kadus ära või midagi. Nii, kuidas lahkuda ilma suurema kahjuta? See on koht, kus paljud komistavad. Lõpeta loogikaga veenmine. Sa ei võida vaidlust inimesega, kelle eesmärk pole tõde, vaid kontroll. Ja järgmine on ka väga hea. Ära teata lahkumisest liiga vara. I absolutely freaking nuts, sest nad suudavad nii kergelt sind ümber veenda. Et kui tegemist on tugevalt manipuleeriv inimesega, võib ta hakata ähvardama, mustama, kasutama lapsi või raharelvana. Ma mäletan, ma esimeses suhtes üks sõber hakkas nagu aru saama, et midagi on ifit. Küsis ka mul miljon korda, ma olen, et ei, kõik on hästi, sest mida me ohvritena hakkame õppima väga hästi on öelda. Kõik on chill. Kõik on jumala ja. Et kõik on okei ja kõike, aga ta sai aru, et ikka kanda käis mulle megalt peale ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis 20. Ja siis ma lõpuks nagu avasin ennast, ma olin siis
ja siis ta oli mingi Pirskule, see ei ole okei, vaata, et sa pead ära tulema, siis ma kuhu ma lähen. Täpselt sama olukord, kuhu ma lähen. Mul ei ole mitte kuskile vaata minna, onju. No come on, 20, onju. Ja siis oligi see, kus mäletan seda, et ta ütles ka, et ta tuleb mulle autoga järgi, pane asjad kokku, aga ma ei saanud pakkida asju, sest et ta oleks ju näinud, et ma pakin asju. Ja mis oligi see, et ta läks tööle, ma helistasin kohe oma sõbrale, et kuule, et ta läks tööle, siis ta tuli mingi, et okei, me oleme mingisuguse poole tunni, mis iganes ajaga seal, et paki asjad ära ja ma mäletan seda, kuidas ma asjad mahtusid 10 kotti. Nagu reaalselt. Crazy ju. 10 kotti. Ja that's it. Nagu tõn ja minema ja siis oligi see, kui ta õhtul koju jõudis, siis ma olin juba eemal, selles mõttes ei teadnud nagu, kus ma olen ja kõike muud ja siis oli kohe nagu hakkasid need pommitavad kõned ja see oli ka niimoodi, et ühel hetkel oli soe mingi, et kus sa oled, mis juhtus, mis ma valesti tegin, nagu ütle mulle, ma tulen sulle järgi, siis nagu, et ei, et nagu, et kas sa ei saa aru nagu, et ma läksin ära, ma põgenesin ära. Siis järgmine hetk oli see mingi, et sa oled täielik bitch ja kuidas sa said niimoodi teha ja sa ei saa minut hakkama ja see, et oligi nagu see soe küll, vaata. Et see on tegelikult karm. Ja see ongi nagu ka, meil ka, et kui me nagu räägime naistena, siis mega palju või igalt poolt uurid on see, et meil naistes on see parandaja, see tervendaja, see hoidja, see caregiver on ju. Et see on täiesti nagu tavaline tegelikult, see on täiesti karm, et me nagu tõmbame. Me oleme nagu messi nendele tegelastele. Me oleme küll, jaa. Et me nagu tõmbame seda ja nad oskavad ka see, et kui sa ei ole nagu tähelepanek, nad tulevad kuidagi nii sujuvalt, et isegi mina töötades tegelikult inimestega, mis on täiesti haige. Mis on nagu naljakas on see, et nad ei ole väga tihti koos inimesega, kes samasugune nagu nemad. Muidugi on nagu erinevaid inimesi. On selliseid paare, kes töötavad selles mõttes koos, et nad nagu kasutavad inimesi ära ja kõike. Aga üldjuhul on see, et kõik need nartsissistid, psühhod ja sotsiod on, et nad vaatavad seda inimest kuidagi, kes on niisugune nagu malbekene, niisugune õhkab niisugust soojust ja seda ja kasutavad täiega ära seda. Või nagu ongi see, et kui keegi on katki, vaata, siis neil on see, et they swoop in ja nad võtavad veel ära sult, mida sul veel võtta on. Nii rahaliselt, mentaalselt, füüsiliselt, hingeliselt, kõike. Nad they swoop in, tekitavad veel jõhkrama kaose. Ja they swoop out. Ja swoop outivad üldjuhul päris tihti on see, kui nad leiavad kellegi uue. Mis ja on crazy. Seda nagu uuesti tegema. Ja tegelikult ka ohvritel on nagu see, minul on, ma olen ka nagu pannud tähele ringkonnas, on see, et nad võtavad kõrvale koheselt peale lahkuminekut kellegi teise ja ohvrina nagu ohver tahab. Omandus kogemustes rääkis, nad ei võta isegi kõrvale kohe lahku minnes. Neil on juba enne. Nad jätavad su maha kellegi teise pärast. Saad aru või? Nad isegi nagu, neil on isegi see, nagu see ei ole, enamus ajast ei ole seda official, et kuule, et lähme lahku, Ei, lahku minek on see, see käib niimoodi. Ja, see on lihtsalt see, et sõnumi teel, kuule, et ma isegi kellegi teise. Tule koju enam. Sa oled mingi, what the fuck? Ja sa oled mingi, okei. Mida? Ja tegelikult, mis ka neil on, ma olen nagu pannud tähele, kuulas lugusid ja ka ise läbi, neid on just meie kogemused, meie tõeks pidamised asjad on ju, siis neid häirib see, kui sina tahad neid maha jätta. Nad suudavad selle kuidagi ikkagi mängida tegelikult lõppkokkuvõttes niimoodi, et mitte sina jätnud neid maha, vaid nemad jätsid sinu maha. Mis on jälle nagu what? Ja siis, kui sa nagu saad
ohvrina teada, et ta on juba keegi teine, siis tegelikult ohvris hakkab 2 poolt mängima. Üks pool on see, kus sul on nagu, et ei, sa ei taha enam nagu olla osa sellest inimest, sa tahad nagu eemalduda nii palju kui võimalik. Aga samas sul on see teine pool, et sa tahaks nagu aidata seda teist inimest, et nagu öelda talle heads up, et kuule, ma nagu lihtsalt omades kogemust tahaks nagu sulle öelda. Aga sellega on ka see... ole nagu ettevaatlik, aga samas need inimesed ei usu sind. Sest et sind on maalitud. Sinuga läbi, selle uue inimesega läbi seda, mida ta on kõik teinud sinuga ja mida need inimesed veel teevad, on see, et nad alati, siin ma ütlen tõesti, alati maalivad teevad oma eksi selleks, et ta eks oli see, kes tema tegelikult oli. Et sinu eks oli, et ma ei tea, et mu eks on täielik saikar ja oh my god, ta korjus mu peale ja ta mõnitas mind ja kõike seda, mida ta tegi. Sellepärast, et ta hoiab hästi nagu eraldatuna eksi ja seda uut inimest. Isegi kui lapsed on mängus, siis sa ei näe seda inimest. Või sa näed seda inimest mingi aja pärast, aga ta on suutnud selle uue inimese juba nii ära tinistada, tinistada, et isegi kui sa lähed rääkima, siis tal on mingi, et ma ei usu, mis asja. Ja täpselt. Et nad on väga osavad, ma räägin. Et see jah, et ja siis muidugi on see, et vahepeal võib tulla mängu karma. Rääkides siis ühest loost, mis mul ühe tuttavaga oli, et tuleb mängu karma, et ta uus naine oli hullem veel kui ta ise. Crazy. Ehk siis me oleme ka karmast rääkinud, see on siis see karma, mis nagu tuli lõpuks jõudis järele, et see jah, et ta sai veel, ta sai ikka nagu siiamaani saab, korralikult karmat, Nii, 3. siis kogu toetusvõrgustik, sõbrad, perekond ja terapeut. Nagu me eelnevalt ka mainisime, et psühholoog, terapeut, et kes aitaks sul jõuda sinna, kuhu sul on vaja jõuda, et sa saaksid rääkida välja neid kõiki asju endast. Nii, isolatsioon on üks tugevamaid tööriistu neil. Reaalselt. See sama, et miks see tugivõrgustik endale koguda ongi see, mis me oleme ka enne nagu rääkisime. Ta sööb sult kõrvalt tegelikult kõik ära. Et sa hakkad selle koha pealt nagu nullist tegelikult pihta suhteliselt, et aga... Jah, sest sa oled kõikides punktides tegelikult null. Sa oled enamjaolt ohvrid on rahaliselt null, nad on emotsionaalselt, hingeliselt, vaimselt, füüsiliselt võib ka. Et mis me ka siin enne lugesime, et mis see trauma tegelikult võib ohvritele kaasa tuua. Et kui sa teed kõik need asjad või midagi nendest, siis sul ongi selline tunne, et sul ongi läbi. Sest sa nagu... sa pead alustama nullist ja see on meeletult raske. See on meeletult keeruline. See võtab aega ja... Selleks ongi see tugivõrgustik. Et sul on olemas tugi, sul on olemas koht, kus olla, sul on olemas, kes on nõus sind aitama, abistama, kõike seda, et nii rahaliselt, mentaalselt, füüsiliselt, mis iganes. Ja siin, nagu ma ütlen, kohe me paneme siia fucking suurelt ka, on see, et kui ohver tuleb sealt välja ja ta hakkab oma lugu rääkima, siis hoidke päriselt oma suu kinni selle koha peal, et sa tuled ohvrile ütlema või küsima, miks sa varem ära ei tulnud? Ja... see päriselt, hoidke oma
fucking suu kinni. Sest et ma olen seda nii palju kuulnud. Aga miks sa varem ära ei tulnud? Aga miks sa kellegile ei rääkinud? Esiteks on küsimus see, et miks sa varem ei tulnud, kuidas? How the fuck? Miks sa kellegile ei rääkinud? Aga mul ei olnud mitte kedagi. Nagu sind on nii või isegi, kui sa rääkisid kellegile, siis nad ei uskunud sind. Need inimesed ei uskunud ja sul ongi nagu, et aga kellele ma veel räägin? Ja, täpselt. Kellele mul on veel rääkida, kui ma isegi räägin oma sõbrannadele või oma perele ja mitte keegi ei usu sind. Ja. Kellele veel? Ja, täpselt. Et nagu... Et see tõesti nagu meil eelmises osas ka, et kui sa lähed oma mingit vägistamis, ahistamis... Üleemises osas rääkima ja siis sul on mingi, et aga miks sa ei teinud seda või toda või lalala ja sa oled nagu... Täpselt. Mida? Täpselt. Hoia oma suu kinni. Ja. Nii, 4. Mine hallkivi režiimi, Grey Rock. Lühikesed vastused, emotsioonitu toon, ei mingit draamat. Manipulaator elab reaktsioonist. Võta see ära. Ja. Take it away. Ma leidsin see Grey Rock on nagu Ameerikas just nagu eriti. Et ongi see, et sa ei anna talle midagi enam. See on nagu see, nagu hall hiireke. Sa lihtsalt oled, ta üritab midagi algatada, sa lihtsalt oled. Okei. Nojah. Ja viimane. Nii, 5. Blokeeri ja katkesta kontakt, kui võimalik. Täielik no contact, mitte jutumärkides vaatame sõbralikult. Ei, see ei tööta. Taastumine. Ja väga-väga tähtis. Ja, päriselt. Väga. Taastumine. Ja. Sa oled sõltuvuses dünaamikast. Love bombing pluss devalveerimine tekitab trauma sideme. See on neuroloogiline muster. Dopamiin pluss stressihormoonid. Sa ei igatse inimest. Sa igatsed intensiivsust. Täpselt see, mis see laabombing ja vaata see kõik nagu... Ja see viib selle näiteni tegelikult ka, et näiteks, mis ma ise olen kogenud, et kui sa oled olnud siukses up and down relationship'is, kus sul on see, et sa ei tea kunagi, millal see plahvatus võib toimuda, siis sa hakkad suhtlema kellegagi või sa hakkad nagu deitima kellegagi, kes on see healthy, kes on sükene, ta on ülisüke nagu armas ja tore ja see on nagu igav. Sa oled harjunud sellega, et sa ei tea, et kas, kui koju tullakse, kas sa saad, ma ei tea, kas sa peal karjutakse, kas mida iganes selleks, ma ei tea, sa tegid midagi valesti. Aga siis sul hakkab igav, sest seal ei ole seda excitementi. Ja seal on ka tegelikult see, et su ajukeemia on see, et ta ei ole harjunud rahuga. Ja selle turvalisusega. Et sul ongi niimoodi, et see sama vaata, mis tõid ilusa näite, et kui sa hakkad olema kellegi teisega, siis sul on kogu aeg on see, et sul käib peas nii kaua, kui sa oled tervenenud ja mida rohkem sa selle uue inimesega oled, seda rohkem sa tegelikult nagu nii-öelda siis seda kirjutad nii-öelda koodi üle. Et sul ongi nagu mingi, et ta ei karjugi mu peale. Või ta räägib rahulikult. Või et ta nagu, et ma ei teegi midagi valesti, vaata, et ta tõesti nagu ta hoiab mind ja ta suhtleb minuga jumala normaalselt, et see on okei, sest ikkagi su ajus käib see muster. Et mida kauem sa oled olnud ka sellise inimesega koos, see nartsissist, psühhopaat, sotsiopaat, mida iganes, seda rohkem ta tegelikult on seda koodi kirjutanud. Ja et hakata seda üle kirjutama, see võtab aega. See võtab aega. Ja sa kardad, tegelikult sul ongi ka see, et kui sa hakkad olema uues suhtes või sa hakkad uue inimesega suhtlema, siis tegelikult sul on hirm. Sul on meeletu hirm. Kuidas ma istun, kuidas ma käitun, mida ma räägin, kuidas ma räägin. Ja siis ikkagi on ka see, et me just mingi päev rääkisime, et kui me tuleb sarkasm välja.
et sa oled nagu harjunud, et mingitel hetkedel ka nagu, et kui see mingi, kui see isiksus on teinud sulle midagi, on ju, siis sa nagu oled avastanud selle, et sarkasm kuidagi aitab mingitel hetkedel, kui sa nende isiksustega aitab sarkasm. Ja siis sa oled nagu, ja see hakkab sul nagu välja tulema ka uute inimestega. Ja siis sul on nagu, et sa ei pane seda tähele. Sa ei pane tähele. See on kaitserefleks tegelikult, aga siis ongi, et see teine uus inimene ei pruugi sellest aru saada. Ja siis sa oledki mingi sarkastiline. Ja sul tulebki jälle see sama muster, mis sul oli seal. Ja siis sa nagu, ongi, et sa nagu kirjutad aga seda üle, aga samas on ka see, et sa ei oska seda vaata veel nii täpselt üle kirjutada. Nii, number 2. Süütunne ja häbi. Ma oleks pidanud varem aru saama. Ma olin rumal. Ei olnud. Sa usaldasid. See on tugevuse, mitte nõrkuse märk. Oi, kui palju ma seda läbi teen. Käib lihtsalt sul peas. Kuidas ma sain nii rumal olla? Just nagu ma enne ka ütlesin, et ma veel eriti töötades inimestega tekitab nagu seda häbitunnet, süütunnet ja kõik. Aga ma toon sulle hea näite. Nimelt on see, et issa ma ei mäleta, kas mul üks klient või kes mulle rääkis, et vaata skämmerid on ju. Vaata, sul on see, mingi aeg oli liikvel see skämmi kõne, kus oli umbes see, et mingi video sellist saala mingi politseinik, et pane oma pangakaardi ja sinu mingi kontodele häkiti sisse, pane pangakaardid mingi smartposti või midagi siukest. Ja kuidas hästi intelligentsed ja targad inimesed langesid selle skämmi ohvriks. Et see on täpselt see sama. Et It doesn't matter. Kas sa oled, kas sa oled loll kui lauajalg või sa oled mega intelligentne inimene. Vahet ei ole. See ongi lihtsalt see, et nad tinistasid su ära, nad suutsid su ümber veenda tegemaks mingeid asju ala, nagu skämmeride puhul või siis ongi sotsiopaadid, psühhopaadid, nartsissid, okei. Et nad lihtsalt manipuleerisid tinistasid su nii ära, et see ei tähenda, et sa oled rumal. See ei tähenda seda, et nagu kuidas ma varem ei näinud seda. See on lihtsalt see, et sa uskusid ja sa usaldasid inimest, sest et ta oli tegelikult tore, armas. Ta oli sinu inimene. Täpselt, ta oli sinu inimene, sest et ta suutis teha ju selle, et sinu väärtused, sinu hobid, sinu sõbrad, kõik, ta suutis kõik nii ideaalseks teha. Ja siit tulebki edasi kohe 3. tegelikult. Ja identiteedi taastamine. Küsi endalt, mis mulle meeldis enne seda suhet? Kellega ma olin enne seda? Mida ma talusin? Mida ma varem ei oleks talunud? Ja. Ma ütlen ausalt, see on ohvritele üks kõige keerulisem punkte. Ja. Vähemalt minul on see, sest ma olen mega tihti nagu leidnud ennast sealt, kus mul on nagu, et ma ei tea, kes ma olen, mis ma olen, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, kus mu piirid on. Ja, aga sa avastad neid praegu. Ja see ongi see, et see nagu ongi täpselt sama, et ma õpin ennast tundma, mis on täiesti crazy tegelikult. Aga samas see on nii lahe. See on nii huvitav see, et ka mina, kui ma tulin ära suhted vaata, enne kui ma backpack tripile läksin ja see, kuidas ma ennast uuesti taaskordselt nagu seal tundma õppisin, oli ka ju täiesti mindblow nagu see, et mulle päriselt meeldib üksi jalutada. Mulle meeldib üksi käia nagu päriselt ja et mulle meeldib lihtsalt olla, minna kuskile sööma ja chillida. Isegi ma ei tea, kas mulle see toit meeldib. Ma lihtsalt tellin midagi suvalist, vaata. Samamoodi Pirks praegu õpib ju, et näiteks mis, ma ei tea, proovisime mingi aeg šampasid erinevaid. Lihtsalt pakkusin Pirksile enda seda šampat, mis minu lemmik on. Pirksile väga meeldis.
sest et mida nagu siis minul ühes suhtes nagu ära söödi tegelikult oli see, et ma ei saanud valida. Või isegi mul nagu, kuidas ma ütlen, mul sujuvalt, armsalt, romantiliselt võeti ära see, et vali sina. Et näiteks ühel hetkel oligi see, et mina ei ostnud endale lõhnasid. Tema ostis mulle lõhnasid. Siis ütles, et aga ma ju tean ju, mis sulle ju sobib ja mis sulle meeldib. Samamoodi kui, ma ei tea, kuskile välja sööma või midagi, et mul ei lastud nagu kunagi valida või isegi kui nagu, viisakalt vahepeal oli mingi, mis veini või kas ta šampust või midagi. Siis mingi, ei, tegelikult ma tean ju, mis sulle meeldib. Sest mul oli alati mingid et magusad joogid. Ma ei tea, minu vastus oligi tegelikult selle inimest koos olles, et ma ei tea, sest ma ei julgenud öelda. Sest et ma olin nagu kuidagi sujuvalt oli mind vorminud enda järgi. Et kui isegi ta andis vahel selle prääniku või selle nagu laburindis olevale rotile, mida ma vahepeal tundsin nagu selle juustu lõhna või selle juustu maitse, vaata, et nagu, et äkki ja siis sa oled nagu mingi, et ja see on minu jaoks oli see kontroll tema poolt. Et kas ma olen seal samas, kus ta mu pannud või ma olen hakanud natukene sealt välja tulema. Täiesti õige, mis ma praegu panin. Oh my god, see klikkis. Okei. No väga hea. Nii, närvisüsteemi rahustamine. Väga tähtis. Füüsiline liikumine, regulaarne uni, päeviku pidamine ja teraapia. Su keha võib olla pikalt jutumärkides häireseisundis. Miks väga paljud ohvrid lähevad jõusaali? Vaadake jõusaali omanikud, millal teil hakkab see klientide üleküllus tulema. Kohe saad aru tegelikult, et midagi nende inimeste elus on juhtunud midagi väga-väga suurt ja märgilist. Sest see on üks asi, mis minul kohe oli. Jõusaal, jah. Ja loomulikult vaata, mis ka nagu on, ma kusjuures paneks siia juurde veel ühe asja. Nii? Ta nagu, ta ei lähe nagu siia närvisüsteemi rahustamise alla, on ju, aga kindlasti söömine. Söömine, ja. Minul on see, et ka kui, ma tollel keerulisel ajal võtsin alla mingi 10-12 kilo midagi taolist, on ju, et ja siis sul ongi, et kui sul on olnud juba söömishäired ja kõik ja see trigerdab veel nagu eriti ja sa kaotadki kaalu, siis et leida uuesti see tervislik suhe söögiga või siis samamoodi jälle see teine äärmus, kui sa oled hakanud jõhkralt sööma, sest sa sööd emotsioone, siis samamoodi tule nüüd tagasi ja sellesse stabiilsesse olekusse, ära söö oma emotsioone, vaid tegele nende emotsioonidega. Et väga palju on ka see, et kui sa nagu tuled sellisest suhtest välja, siis, mis me vist üle-eelmises osas rääkisime, sul võib juhtuda ka see, et sa hakkad tegema natuke halbu asju. Et sa hakkad liialdama alkoholiga, sa hakkad võib-olla drugs, seda teed minema, sest neid emotsioone su sees on nii fucking palju. Ja sa ei oska mitte kuidagi nendega nagu toime tulla. Ja siis sa mõtledki, et et see on hea vaata, et see alkohol ja need mõnumained aitavad sellega tegeleda. Ja samamoodi see on loomulik nagu see viimane, et su keha võib olla pikalt häireseisundis. See on okei. Sest sa ei tule sealt lihtsalt niimoodi välja, et plaksust vaata nädalate, kuudega. See võtab aega. Ja kõigil on see nagu erinev, et see ei ole niimoodi, et et kõigil on see nüüd mingi, ma ei tea, sul oled 5 kuud, sul oled pool aastat, sul oled aasta, sul võib minna aastaid. Sul, ma ei tea, osadel pool aastat. Et see on nii individuaalne. See oleneb sinu isiksusest, oleneb sellest intensiivsusest, kui kaua sa olid. Kõigest. Absoluutselt kõige. Et seal on see, mis kindlasti ära võrdle ennast teistega. Ei, absoluutselt mitte. Sinu lugu on sinu lugu
selle inimese lugu on tema lugu. Täpselt. Ja seal on teiste lood, aga sa ei hakka päriselt, jätke see meelde, ära hakka ennast võrdlema teistega või enda lugu teisega, et tema tuli nii kiiresti, miks mina ei saa. Ei, see võrdlus ei tohi olla. Ära tee seda ja kindlasti 5 ja palun jätke see meelde. Ära kiirusta uude suhtesse, kui sa ei tööta mustreid läbi, võid sattuda samasse dünaamikasse uuesti. See on karm, aga tõsi. Let that sink in. See on... Sa ei hüppa. Sama nagu me rääkisime, mida sellised isiksused teevad. Sa ei tee seda. Ja. Sa ei lähe uude suhtesse. Et reaalselt, sest et see trauma ja kõik on nagu nii värske ja see, et jah, sa oled kerge saak uuesti samasugustele inimestele ja need võivad olla veel inimesed, kes on veel hullemad kui eelmine, sest nad on kavalamad, nad on manipuleerivamad ja nad on osavamad. Nii, nartsissistide saladused, mida nad ei taha, et sa teaksid. Nad vajavad jutumärkides kütust. Igasugune tähelepanu, imetlus või isegi konflikt on nende jaoks toitaine. Kui sa neid ignoreerid, muutuvad nad rahutuks ja võivad hakata agressiivselt manipuleerima. Kihiline tegelikkus. Nartsissist ei ole alati halb. Vahel võivad nad olla erakordselt võluvad ja inspireerivad. See on nende strateegiline mask, mis teebki lahkumise või manipuleerimise nii keeruliseks. Neuroloogia. Uuringud näitavad, et nartsissistide aju prefrontaalsed piirkonnad, otsuste tegemine, emotsionaalne regulatsioon reageerivad imetlusele ja kriitikale väga tugevalt. Teisisõnu, sa ei manipuleeri ainult mõistusega, sa mõjutad nende närvisüsteemi. Täpselt. Peem. Jaa. Sest nad naudivad ka seda, et mida nad teevad, need kõik isiksused, et nad teevad mingi asja ära, nad valetavad midagi. See on ka lapsena tegelikult. Sealt nad valetavad midagi ja nad ei jää vahele. Ja siis nad hakkavad seda suurendama. Nad hakkavad nagu mingisugust väikest vale ja nad hakkavad suurendama suuremaks valeks. Ma pääsin sellega. Okei, millega ma veel pääsin? Tekib see hasart. See hasart, jah. Ja siis nad võivad ka mõrvast puhtalt pääseda. Sorry, väga karm näide siia, aga nagu vägistamine. Kõik süksed asjad vaata. Kõik asjad, sest nad on nagu... Jällitamine, harassment, kõik vaata. See, et nad on pääsenud kogu aeg. Või nad on valetanud ja nad ei jää vahele. Ja siis nad ongi mingi teem. Ja siis on veel eriti on ka see, nagu see armukelmi näide ka ilusti, et kui nad on ühte valet kasutanud ja see toimib, nad jätkavad selle kasutamist. Siis nad jätkavad sellega nii kaua, kuni see ei toimi. Sest nad ei hakka midagi uut peale ehitama. Ja siis ühel hetkel nad jäävad vahele või midagi, siis nad hakkavad uut taktikat välja nuputama. Nii, psühhopaatide kõige häirivam omadus. Nad ei tunne hirmu nagu meie. Psühhopaadid võivad seista sügaviku serval või riskida isikliku turvalisusega ilma adrenaliinita. See ei ole julgus, see on närvisüsteemi eripära. Peaaegu kõik edukad psühhopaadid on saladuses. Sa ei saa aru. No see näitlevad ülihästi vaata. Et ongi, neil on mask nii tugevalt, nende roll on nii tugevalt, et sama vaata, mis me ka, et nad on ettevõtetes, nad on poliitikas, nad on meedias.
wild tegelikult sellised inimesed. Nad ei ole alati kuritegelikud. Paljud juhivad suuri ettevõtteid, poliitikat või meedias. Edu on nende jaoks viis kontrollida, manipuleerida ja saavutada võimu ilma, et keegi midagi arvaks. Emotsionaalne kütus on ohvrid. Nad õpivad, mis inimestele valu teeb ja kasutavad seda sihikindlalt. Sa ei pruugi kunagi aru saada, kui sind kasutatakse ainult tööriistana. Jah. Täpselt sama. Cutthroat. Jaa, kui ta nagu üle laipade ja kasutab sind, et varjata oma valesid. Sest sa oledki lihtsalt tööriist, mitte midagi muud. That's it. Nada. Üle laipade minek, et tegelikult kui nagu kui päriselt te kuulate seda, te päriselt kuulete ja kuulate, see on crazy, mis ühiskonnas toimub. Ja see on inimestega me koos oleme, kui palju on seda kõike vaata. See paska tegelikult on ja kui karm see tegelikult kõik on vaata. Ja kui palju me ilustame. Et samamoodi, et kui me vaatame, ongi poliitikuid, mis iganes äriinimesi, kas või tavalisi inimesi, ja siis nad teevad midagi, mis on seadusega vastuolus. Ja siis, mis see enam ikkagi juhtub, on see? Vastu näppe lihtsalt. Ära rohkem tee. Jah, natukene tead. Juhtus. Maksad natuke trahvi, aga paha ära rohkem tee. Ja mida me õpetame? Mida me reaalselt õpetame? Et sa pääsedki puhtalt. Nagu täiskused inimestele ja mis see näitab meie kasvavale generatsioonile. Sa võid kõike teha ja sa pääsed puhtalt. Täpselt. Crazy ju. Tagajärjed puuduvad, vastutama ei pea. Ja sa oled nagu, mida? Pekkisi tegelikult. See on jälle see, et ühiskond annab rohelise tule, nagu me rääkisime, aga väga palju oma 10. osas. Et mis toimub päriselt meil on jätkuvalt, ma ütlen meil ehk meil Your Spiritual Mommy's podcastil on jätkuvalt küsimus, mida actual fucki nagu. Täpselt. What the hell is happening nagu? Mis toimub? Nii, sotsiopaatide häiriv tõde. Impulsiivsus on geneetiline pluss keskkonna kombinatsioon. Sotsiopaadid ei ole lihtsalt jutumärkides halbade otsuste tegijad. Nende aju suudab riskide hindamist ja tagajärgi emotsionaalselt teistmoodi filtreerida. Kohati karismaatiline, kohati plahvatuslik, see tekitab segadust nende lähedastes. Üks hetk nad võivad olla magneetilised, järgmine hetk vägivaldselt vihased. Suhted on nagu tulekahju ja jää kombinatsioon. Sotsiopaat võib kiinduda ja hoolida mingil määral, kuid nende tegevus on kaootiline ja destruktiivne. Ehk nagu äärmusest äärmusesse. Täpselt. Üks ja teine. Ja. Et you never know, kuidas ta võib reageerida, mida ta võib teha, mida iganes. Nii. Ja siis siia lõpetuseks mis ajab selle teema veel keerulisemaks on see, et üllatavad ristumised nartsissist pluss psühhopaat mürgine kombinatsioon. Ja see on nagu, mis ma olen sellega mõelnud, on see, et kui selles isikuses on 2 erinevat, et ongi näiteks tal on nartsissistlikud omadused ja psühhopaadi omadused, aga ka see, kui nartsissist ühe isiksusena ja psühhopaat teise isiksusena on koos. Saad aru? Mis on juba next level. Kui inimene kombineerib enesekesksuse, empaatia puuduse ja kalkuleerivuse
võivad suhte dünaamikad olla vaimselt väga ohtlikud. Ja teine on psühhopaat pluss sotsiopaat töötab hästi jutumärkides kohutavas koostöös. Mõlemad võivad ühendada manipuleerimise, riskikäitumise ja külma kalkuleerimise eesmärgipäraseks tegevuseks. Teem. Ja mõtle, kui sellised inimesed on koos. Teem. Ühker ju. Ja ma ei räägi ainult nagu armastussuhtes, aga kui need on näiteks äris, haiglates, väga paljudel, sorry, ma trigerdan ja see võib olla mind blown, aga abistajad. True. Abistajad, doktorid, õed, arstid. You name it. Äripartnerid suurfirmades. Kõik. Pekki. Crazy. Nii. Ja siis on nartsissist pluss sotsiopaat võrdub draama ja katastroof. Idealiseerimine ja plahvatuslik viha loovad suhet, mis tundub sügav, aga tegelikult on see pidev trauma. Ja nartsissist ja sotsiopaat crazy. Aga see on siis meie veega kokkuvõte. Siia lõppu veel siuksed plahvatuslikud kombinatsioonid meie kolmest räägitavast ehk siis nartsissistist, sotsiopaadist ja psühhopaadist. Mu keel on juba sõlmes nende kõigi kolme ütlemisest. Ja aitäh, et vaatasite ja likeige ja subscribe'ige meid ka YouTube'is, followge meid Instagramis ja TikTokis Your Spiritual Mommy's podcast ja kuulake meid ka Spotify'st ja pange 5 tärni, sest tänu sellele me jõuame inimesteni, kes ei ole meid veel leidnud. Ja näeme juba järgmises episoodis. Bye!